Eeloleval nädalavahetusel toimub lisaõppekogunemine Okas, kuhu kutsutakse 24 tunni jooksul valmisolekusse 303 reservväelast. Me täna, nüüd ja praegu kontakteerume oma reservväelastega, edastame neile vajalikku informatsiooni lisaks sellele, mis on meedias läbi käinud ning täpsustame õppekogunemisega seotud detaile, kuhu, millal ja nii edasi see konkreetne reservväelane tulema ja mis ta selleks peab tegema. Põhifookus on Kaitseliidul, meil osaleb siis 433. lahingkompanii, tegemist on siis nii-öelda Lõuna-maakaitseringkonnaga, see, mis jääb Tartust Võrru ja sinna vahepeale. Ning lisaks me kutsume välja ka staabisidepataljoni staabikompanii. Valitsuse korraldusel toimuva õppekogunemise eesmärk on harjutada riigikaitse käsuahelat alates Vabariigi Valitsuse otsuse langetamisest kuni üksuse lahinguvõime saavutamiseni. Reaalse kaitsevõime tõstmiseks on sellist harjutust vaja. Selle eesmärk on tegelikult ka see, et veenduda, et meie andmed, mida reservväelane on meile usaldanud, on õiguspärased, asjakohased ja võimaldavad ka tegelikus olukorras temaga ühendust saada. Kõiki reservväelasi, kes peavad lisaõppekogunemisel osalema, teavitab Kaitsevägi. Üldmeediaga on teavitatud, lisaks sellele me saadame siis reservväelastele sõnumi või helistame. Lisaks sellele saadame ka e-kirja ja siis vajadusel täpsustame ka konkreetse reservväelase andmeid eesti.ee portaalis. Kolonel Kalmus kinnitab, et eelkõige on tegemist protseduurilise õppusega, ehk saame teada, kuidas ja kui valmis me oleme. Kui inimesel on mitteilmumise kohta mõjuv põhjus ning ta sellest ka oma üksuse ülemat teavitab, siis kedagi karistama ei hakata. Meie eesmärk või selle õppuse eesmärk ei ole sanktsioonid või sanktsioneerimine omaette. Reservväelase kohus on välja tulla ja nii lihtne see ongi. Sel aastal kehtima hakanud riigikaitseseadus kaasajastab Eesti riigikaitse põhimõtteid ning annab võimaluse reservväelased kiiresti 24 tunni jooksul kokku kutsuda. Sel nädalavahetusel toimub mitu õppust, kus osaleb kokku paar tuhat kaitseväelast ja kaitseliitlast. Harjutatakse Toompea turvamist, Tallinna lennujaama kaitsmist ning Läänemaal toimub Kaitseliidu suurõppus Orkaan.